Täna olen valinud hübriidrapsi eelised võrreldes tavarapsiga ja seda sellepärast, et terves maailmas on trend aretuses järjest rohkem hübriidrapside poole just nende eeliste pärast ja sooviksingi tutvustada teile ka neid eeliseid. Esimene eelis on see, et hübriidrapsidel on kiirem algareng. Ja kuna me kõik teame, et eelmise aasta lõpust alates on puhtimine insektitsiididega keelustatud, siis tuleks tähelepanu juhtida sellisele väiksele putukale nagu maavirk, kes kahjustab esimesi rapsilehti, mis mullast välja tuleb. Ja siis võib taim üldse hukkuda, kui ta neid ära sööb. Kuid kui nüüd need lehed tulevad kiiremini välja ja juba teisesed lehed on, ja kui neid maavirk sööb, siis nende lehtede kahjustus ei ole enam nii ohtlik taimele ja taim siiski jääb ellu ja võib taastuda. Tänu sellele kiirele algarengule surub paremini hübriidraps alla ka umbrohtusid, kuna jätab umbrohud nii-öelda varju ja saab ise paremini kasvada. Hübriidrapsidel on kindlaks tehtud ka, et neil on tugevam juurestik, tänu millele nad saavad lihtsamini kätte mullast vett ja toitaineid, mis on hästi oluline suvel, kui on põud. Ja tänu sellele tugevale juurestikule sobib neile ka minimeeritud mulla harimine. Hübriidrapsidel on rohkem kõrvalvõrseid, mis kasvuregulaatori kasutamisel surutakse peavõrse alla ja hakkab moodustama taim kõrvalvõrseid ja sinna moodustuvad lisakõdrad, mis valmimisel annavad selle saagi potentsiaali. Tänu sellele, et tal on neid rohkem neid kõrvalvõrseid võrreldes tavarapsidega, siis tuleb külvise normi vähendada, et taimel oleks võimalik siis piisavalt ruumikalt kasvada ja sellepärast on hübriidide külvise norm 50-60 taime ruutmeetril, võrreldes siis liinirapsidega, kus on 100 taime keskmiselt ruutmeetril. Et moodustuks õige külvistruktuur ja hübriidide külvise norm on kusagil 2,5 kilo hektarile, samas kui liinirapsidel on see 5 kilo hektarile. Kuna nad said nüüd kiirem algarengu, siis hakkab ka õitsemine toimuma varem ja õitsemine on ühtlasem ning see tähendab seda, et rohelise kõtru on vähem, ka need valmivad ja see annab juurde veel saagi potentsiaalikust. Antud joonisel on näha ka, siin vist värvidega ei ole väga hästi aru saada, kuid 4 ülemist on hübriidrapsid, kus on näha, et saagikus on lähenemas 4 tonnile hektarilt, samas kui liinirapsid ehk tavarapsid, nende saagikus jääb kõikidel alla 3 tonni hektarile. Ja meie poolt pakutav sort on Caldera ja Belinda. Millest ma kohe räägin? Jaa, on küll. Mis ajas see hübriidisordiks mulle? Liinisordik. Ma toon 10 aastat on kogu aeg liini ja jäskab teil on hübriid. Ja on küll jah. Vabandan, siin on see valesti see värvleht. Antud hooaja siis meie uueks koostööpartneriks, kui kaera osas oli Boreal, siis rapside osas on Rapuun ja nemad on Saksa firma. Ja suvirapsi hübriidsort on siis Caldera, nagu ma jooniselt juba mainisin, mis on keskvarajane ja 2011–2013 aasta registreeritud Eesti katsetes on tema saagikus olnud
600 kilohektarilt. Ta on väga hea seisukindlusega, 8,5 palli, hea haiguskindlusega ja kõrge toorrasvasisaldusega. Ning samuti me jätkame oma teise koostööpartneriga, kelleks on siis Bayer, ja nende sort on Belinda, mida me oleme ka eelmisel hooajal müünud ja tagasiside on olnud hästi positiivne. Ja tutvustaksin ka seda Belindat veel kord. Belinda on keskmise valmimisajaga, hea saagikusega, kõrge õlisisaldusega ja tänu oma tugevale juurestikule siis sobib minimeeritud mulla harimine. Kokkuvõtteks märksõnad oleks siis hübriidrapsi puhul, et ta on kiirema algarenguga, tugevama juurestikuga, väiksema külvinormiga ning suurema saagikusega. Nii et võiks proovida.